Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Jeesuse sõnad kõlasid täna evangeeliumist Johannese järgi. Tänane kolmainupüha ja meie kolmainu kirik ja kogudus käivad kokku mitte ainult selle poolest, et meil on ühine nimi, vaid ka osalt sisu mõttes. Kolmainu püha kohta öeldakse, et see on selline dogmaatiline püha, sellel pole otsest piiblist tulenevat tausta ega tähendust ka lunastusloos. Ometi on see oluline, sest see kõneleb meile sellest, kuidas me mõistame Jumalat, mida me Jumalast saame rääkida. Üks Jumal kolmes isikus, Isa, Poeg ja Püha Vaim. See avab meie silmad nägema neid tasandeid ja viise, kuidas me Jumalaga saame kohtuda. Jumal Isa kõneleb meile loojast ja sellest füüsilisest maailmast, imelisest paigast, imelisest elust, mis meile on antud ja mida meil võimaldaks kogeda. Jumal Poeg räägib Kristusest ja tema õpetusest, räägib meie inimeseks olemisest, aga ka sellest, kuidas Jumal ise on väga erilisel moel tulnud inimkonna keskele, on saanud inimeseks. Ja see Kristuse loomus või Kristuse olemus on meie kõigi ühine tõeline loomus või olemus, mida me võime leida nii iseennast kui oma kaasinimestest. Ja Jumal kui Püha Vaim kõneleb meile võimalusest kasvada Jumala tundmisest. Püha Vaimu isik ütleb, et ei ole hetke ega paika siin maailmas, kus Jumalat ei oleks kohal või kus ta ei oleks kogetav. Iga silmapilk, iga hingetõmme on tehtud Jumalas. Et Jumal ei ole siis leita mitte kusagil mujal kui siit ja mitte kellegi teise juures kui meie endi juurest ennekõike. Siit algab tee Jumala juurde, ütleb meile õpetus Pühast Vaimust. Seda kolmainsuse müsteeriumi või saladust on püütud erinevate sümbolite abil kirjeldada. Meie koguduse vapil ja lipulgi on kaks neist sümboleist esindatud kolmnurk ja ristikheina leht. Aga tänasel Eesti lipupäeval võiksime ka meie rahvuslippu võtta kui ühte kolmainu sümbolit. Sinine kui taevavärv sobib hästi tähistama Jumalat kui isa, kui taevaisa, nõnda kui oleme teda kutsunud. Must kui maavärv sümboliseerib omal moel Kristust, inimeseks saanud Jumalat, väga maiseks tulnud Jumalat, kes on kogenud kogu inimelu reaalsust, nii tema raskustest, tema vaevadest, tema väljakutsetes kui ka rõõmudes. Ja valge värv kui kõikide värvide taustal või taga olev värv räägib Jumala vaimu vääramatust kohalolust ja toimimisest. Nõnda õigupoolest võime taolisi jumalikke märke või kolmainu kohalolu sümboleid, tähistajaid leida enda ümbert väga paljudest paikadest, kas või nendest postilühtritest, kolme küünlaga või erinevatest sümbolitest siit altarilt. Kui kolmainu püha mõte ei ole tegelikult mitte püüd ära seletada kolmainsuse saladust või tähendust lõpuni, sest nii nagu ma paar korda olen juba seda sõna siin kasutanud, müsteerium või saladus, nii seda mõistetakse, see on saladus. See ei ole inimlikule mõistusele lõpuni kättesaadav. Nii nagu Jumal tervikuna ei ole lõpuni kättesaadav. Kolmainu õpetus ei pretendeeri täiuslikule Jumala kirjeldusele või tema olemuse avamisele, vaid see ütleb midagi nõnda, et seda öeldes me saame aru, et me midagi teame, midagi mõistame, meil on midagi, millest kinni haarata, aga kohe seal kõrval peame tunnistama, aga nii paljut me veel ei mõista, ei tea
ei suuda selgitada ega sellest aru saada. Nii oleme vaimulike inimestena, ristirahvana ja kirikuna alati otsijad, jätkuvalt, alati teel. Meil on midagi, millega me saame arvestada, mida ka meie eelkäinud põlvkonnad on meie kätte usaldanud, aga meil tuleb siit edasi minna, olles avatud ka sellele, kuidas Jumal uuel moel meid tahab kõnetada ja puudutada. Ja nii me mõtleme tagasi selle 325 aasta tagusele sündmusele, kui see kirik sai kolmainu kirikuks ja kogudus kolmainu koguduseks, siis ega me ei tea, mis mõlkus nende eelkäinud otsustajate peades, kui nad sellised valikud tegid. Oli ju tegemist kirikuga, mis oli pühendatud juba peaingel Miikalile, Mihkli kirik, Mihkli kogudus, ja nüüd järsku saab ta uue nime, uue tähenduse. Ja miks nad seda otsustasid nõnda teha? Aga võib-olla oli siin taustal kuigi palju sellist luterlikku julgust või pealehakkamist ja edasiminekut, mis võis tõenäoliselt kaasa tuua ka palju pahameelt ja torisemist ümberringi, et miks on vaja nüüd kõike jälle muuta ja kõik nagu uueks teha ja miks siis selline vana ja senine ei ole kõlvanud. Seda, et nõnda suhtuti, võime kroonikatest näha, et kui veel mitukümmend aastat peale seda kolmainu kiriku pühitsemist räägitakse teatud ringkondades sellest kirikust ikka kui Mihkli kirikust. Keegi ikka torises ja protestis selle kolmainu nime vastu. Aga võib-olla võis üks põhjus olla ka see, et selle kiriku saatus oli ju väga traagiline. Ta oli ligi 100 aastat olnud varemetes Vene-Liivi sõda ja jätnud sellest kirikust midagi alles. Kogudust praktiliselt ei olnudki, kasutati mingit küüni vahepeal ja siis suudeti üks selline tagasihoidlik puukirik siia lähedale püsti panna. Alati võib küsida, et miks sellised pühakojale, Jumalale pühitsetud hoonele sellised raskused ja katsumused kaela tulevad. Siis võib-olla see kolmainu nimi, see suur müsteeriumile viitav nimi osutub ka sellele, et ega see on meie osa inimestena öelda paljudel hetkedel siin selles ajas, me ei tea. Me tõesti ei tea, miks sellised asjad juhtuvad. Me ei oska anda vastust paljudele küsimustele, aga me püüame siit edasi minna, me püüame anda praeguses hetkes oma parima. Ja kui 1698. aastal see kirik taas pühitseti, siis 2 aasta pärast algab Põhjasõda, tõi taaskord häving, taaskord põleng, taaskord vajadus uuesti ehitada. Ja tõesti see küsimus, me ei tea, miks sellised asjad sünnivad, miks sellised raskused tulevad, kuidagi sobis ka selle kolmainu müsteeriumi õpetusega. Me midagi teame sellest, kuidas Jumal toimib, aga paljudel juhtudel me peame ütlema, me ei tea, Jumal, miks sa selliseid asju korraldad, miks sellised asjad juhtuvad. Nii on tegelikult see kolmainu püha ja kolmainu õpetuse taustal üks väga oluline tarkus, mida võiks nimetada ka selliseks mitteteadmise tarkuseks. Isegi kui me Jumalast midagi teame, siis palju rohkemat me temast ei tea. Aga sel mitteteadmisel on vägi. See ei ole mitte selline mitteteadmine, mis jätab meid abitusse olukorda, vaid mis näitab meile edasimineku vajadust ja võimalust. See, kui ma ütlen, et aga ma ei tea kõik, ma ei saa kõigest lõpuni aru. Kui me räägime Jumalast, Jumala inimese vahelisest suhtest ja oma elustki, ma ei tea kõike,
miks need asjad nõnda on, nagu nad on, siis see ei ole mitte allaandmine, vaid selline reaalsuse tunnistamine selleks, et teha järgmine samm. Astuda järgmine samm oma teel Jumala tundmise ja iseendaks saamise suunas. Meie olemine vaimsete inimestena ei seisne mitte siis selles, mida me teame, vaid selles ennekõike, mida me kogeme. Mida me tunneme, millest me osa saame oma vaimulikul teel. Üks hulk inimesi tavatseb enda kohta öelda, et nad on agnostikud. See on siis pisut pehmem väljend kui ateism. Ateism on Jumala eitus, siis agnostik ütleb, no ma ei tea Jumalast. Ma ei saa oma seisukohta võtta Jumala kohta, enne kui ma ei tea. Justkui seisneks usk teadmises. Usk ei seisne teadmises, vaid kogemises, teele asumises ja sellel teel siis nende andide vastuvõtmises, mida need kogemuste näol, mis meile sel teel tulevad, osaks saavad. Üks lugu kõneleb juudi rabi Haimist, kes seisnud kord akna all ja vaadanud tänavale. Ühte möödakäijat nähes kutsus ta tolle sisse ja toas küsib rabi Haim sellelt mehelt, ütle sõber, kui sa leiad maast kukru kullaga, kas sa tagastad selle omanikule? Armas rabi vastas küsitu, kui ma teaksin, kes on omanik, ma ei kõhkleks hetkegi ja läheksin ja tagastaksin selle kukru kullaga talle. Sa oled loll, ütles rabi Haim mehele seepeale. Saatis ta uksest välja. Taas läks ta akna alla, nägi teist mööda, kutsus tolle sisse ja küsis sama küsimuse, et sa leiad kukru kullaga. Kas sa tagastad selle omanikule? Mees vastab, ma pole nii loll, et kukrutäit kulda tagasi anda lihtsalt niisama. Sa oled halb inimene, ütles rabi tollele ja saatis ta minema. Kolmandat möödakäijat nähes kutsus ta talle sisse ja küsis sama küsimuse, leiad kukru kullaga, kas sa annad selle tagasi? Auväärt rabi, ütles too mees, kust võin ma teada, kuidas ma kukrut leides käitun? Ja kas mul õnnestub kurjast mõttest loobuda? Võib-olla saab ahnus minust võitu ja ma võtan kukru endale. Ma ei tea. Võib-olla aga aitab õiglane Jumal mul oma ahnusest üle olla ja ma annan leitud kukru selle seaduslikule omanikule tagasi. See on õige vastus, ütles rabi. Sina oled tõeline tark. Võib-olla see lugu võiks kirjeldada seda mitteteadmise tarkust. Me inimestena peame olema ausad ka oma piiratuse tunnistamisel. Ma ei tea täpselt, mis tuleb, kuidas ma selle kõigega hakkama saan, mis on tulemas. Aga see mitteteadmine ei tähenda, et meil ei oleks lootust. Lõpuks ei seisne ju meie edasiminek mitte selles, mida ja kui palju me teame Jumalast, iseendast, sellest maailmast, vaid meie tänases kogemuses, mis saab kinnitada meile, et praegu ma olen õigel teel. Nõnda Jeesuse sõnad tänases evangeeliumis, kes räägib viinapuust ja sellest, kuidas seda viinapuud puhastatakse, just nimelt näitab seda lootust, millega me saame arvestada. Kõiki on ilmselt vaja aeg-ajalt puhastada, kohendada, aga kui me ise oma praeguses tarkuses ja võimekuses anname oma parima, siis võime olla lootusrikkad, et meie ei ole need oksad, kes tuleb maha saagida ja minema heita, vaid kellele piisab puhastamisest. Jeesus ütleb, nagu isa on armastanud mind,
olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. See on see meie tänane ülesanne, jääda Kristuse külge, jääda tema armastusse. Siis me tohime ka selle mitteteadmise ja saladuste, olgu nad jumalikud või vahel ka inimlikud saladused, nende ees seistes olla julged, sest me oleme toidetud selle Kristuse viinapuu mahl, armastus toidab meid, hoiab meid elus ja annab meile haljendavad lehed ja kaunid õied viimsel päeval. Aamen.